I cannot imagine that. That's too crazy. So you're half drunk? Or not drunk at all? Zero, jah? 2400 oli vist see summa, mis kõik mängijad endal garanteerinud on. Ja tõepoolest 2400. Järgmine money jump rohkem kui 1000 eurot 3500 peale. Ehk siis mängijatel võimalik teenida lihtsalt 1100 eurot sellega, et keegi enne neid välja kukub. See on tähtis informatsioon just väiksematele stackidele, kellel meil väikeseid stacke per se otseselt ei ole. Aga lihtsalt, et kui on siin võrdseid stacke palju, siis põhimõtteliselt ronid just kui redelist, lased teistel viiu teha, aga see tähendab seda, et mängutempo langeb kõvasti, kui just keegi ei ole Ivar. Kui keegi pole Ivar, kes näitab, et tema ei karda midagi siin. Et tema paneb siin 3 bette küll, kui on vaja ja tõmbab selle tempo ülesse ja kasutab seda hirmu ära. Tõstab 43 000 peale. Mauril on poiss 5 off. Mauril on poiss 5 off ja läheb kämbama selle poiss 5 offiga. Koolib selle panuse ära 98 000 keskel. Ivar domineerib siin Maurit enda S5-ga ja 4, 7, 6 laual on mõlemal mängijal open-ended reatõmme. Siin võib veel põnevaks minna. Ja ma ei oska isegi ennustada, et kes selle käe riveriks võidab, kui kumbki ei saa reale pihta. Kui tuleb 8 või 3, siis splititakse see bot väga mugavalt ära. Ärtut kellelgi käes ka ei ole, et backdoori jaoks. 35 000 on Ivari panus, Mauri koolib selle 35 000. 168 000 on keskel, Ärtu 5. See 5 oli kaart, mida kumbki tegelikkuses ilmselt näha ei tahtnud. Ivar alustab siin tšekiga, eriti see Ärtu veel. Ja kas nüüd Mauri võtab selle boti endale? See on tema võimalus see bot ära varastada nüüd ja praegu. 168 000. Chipi seal keskel on. Korralik stacki lisa see Maurile oleks ligi pooled tema stackist. Panustab 40 000 ja no ei näe mina maailma, kus Ivar saaks seda koolida või midagi muud teha, aga mis iganes. Kutsuge mind pimedaks, sest Ivar Snap koolib selle 40 000, 248 000 keskel. Ruutu 10 riverisse ja kas see... Ruutu 10 riverisse ja Ivar ise hoopis liidib väga, no ütleme niimoodi, et Ivar ole kunstnik. Sellepärast, et tõesti väga creative liin siin Riveril 60 000 ise sisse panna ja nüüd on Mauri segaduses, et mis asi see on nüüd, mida Ivar niimoodi mängib. Bet flop, check, call, turn ja lead river. Ja Mauri võib, ma isegi ei oleks väga üllatunud, kui Mauri selle riveri ära kooliks ja mõtleks, et Ivaril on ilmselt mingisugune, ma ei tea, S-emand Ärtu S-aga. No ei tundu kuskilt otsast loogiline liin. Ja Ivar kindlasti loodab, et Mauri selle ära foldib siin, aga meie näeme, et Ivari S5 on reaalsuses isegi ees. Üliveider liin ja see saab siit praegu max value. Mulle tundub, et Mauri koolib selle ära. Kogu Mauri kehakeel ütleb, et ta tahab selle ära koolida. Ei usu ta seda ja ei peagi uskuma ja õigusega ei usu. Aga sellepärast sa koolidki kätega, millel on veits rohkem showdown väljud, sest sa ei pidi isegi mõnda bluffi tuleb välja poiss 5-ga. Uskumatu jaotus praegu siin. Suures plaanis neid chippe seal keskel nii palju ei olegi, aga lihtsalt Ivari täiesti ebakonventsionaalne liin on Mauri segadus sajanud. Ja võib-olla Ivar iseenda ka segadus sajanud. Ma olen suhteliselt veendunud, et Ivar arvab, et ta on taga, kui Mauri kooli teeb siin. 308 000 on keskel, Mauri saab 5-1 botbotsid siin praegu koolimiseks. Ja Mauri tõsiselt kaalub siin koolimist. Mauril 190 000, 130 000 jääks tal taha, kui ta peaks koolima ja kaotama selle, aga no üldse ei usu. Üldse ei usu. Mauri võiks nuppe nüüd panna, arvab siin minikuuler, aga no tõsi ta on, et aga lihtsalt peale sellist pikka mõtlemist ei tule siin elu seeski.
Mauril läks all inni ja Ivar snap koolis. Vaadake sõbrad, inimesed, palun vaadake, mis laual on. 4, 5, 6, 7, 10, 3 ärtuga. Mauri läks all inni ja Ivar fist pump snap koolis enda S5-ga. Ja niimoodi ongi Mauri turniirilt väljas. Mida mu silmad näevad, see on ilmselt läbi 5 aasta, mis ma olen vähemalt pokkerit aktiivselt kommenteerinud, kõige segasem jaotus, mis ma näinud olen ja Ivar, kui ma arvasin, et Ivar arvab, et ta on taga enda S5-ga, kui Mauri koolib, siis uskumatu, Ivar teadis igal hetkel, et ta ees oli. Mauri läks all in ja Mauri ei suuda ka enda silmi uskuda. Mauri ei tõuse püsti enda tooli pealt, sellepärast, et mis asi siin just juhtus. Tann ütleb, selle asja nimi on Simmer. Kasiino kui ütleb Poker 2024. Täiesti wild käsi. Ma ütlen ausalt, päris ausalt on see, mul ei tule meelde ühtegi veidramat jaotust enda kommenteerimise ajaloos ja see on juhtunud siin Chesterfieldi pokkeriklubis aastal 2024, 24. augustil vastu 25. augustit. Chesterfield 500 turniiril ja öelge veel, et pokker on surnud. Pokker ei sure mitte kunagi. 500 eurose turniiril tehakse lükkeid, mida on võimatu seletada. Wild. Selle käe ma pean küll üles märkima kui midagi täiesti enneolematut ja hiljem järele vaatama ja mõtlema, et mis seal siis lõpuks ikkagi juhtus. Vaata, kui ma ei teaks nii hästi, siis ma ütleks, et see on clicking buttons. Kui ma ei teaks nii hästi, siis ma ütleks, et see on lihtsalt clicking buttons. Aga tuleb nii välja, et nuppe vajutades on võimalik igast asja juhtuda. No full Jack 4 off vibe'iga käsi, aga nagu teades, et see ei ole see. Ja see on, no kes on Ivariga palju mänginud, need võib-olla oskavad öelda, kas see on standard move. No ma ei osanud, nagu seal iga liigutus, mis seal juhtus, ma ei osanud seda ette näha. Ma ei osanud oodata, et Riveril lõpuks Mauri all-inni läheb. Ma arvasin, Mauri mõtleb siin koolimise peale. Ammugi ma ei osanud arvata, et Ivar selle ära võiks koolida. Snap koolida ka veel enda S5-ga. Nagu see on mingisugune selline asi, mis mina aeg-ajalt tiltis peaga, või no mitte isegi tiltis peaga, aga just for the lulls teen live mängus, kui ma tahan nagu full huiata lihtsalt. Aga mulle tundub, et Mauri oli ise ka täiesti segaduses sellest, mis seal juhtus just. Aga sõbrad, meil on 5 mängijat alles. GG Mauri Torbek, 2400 eurot temale. Kõik mängijad nüüd endale 3500 eurot garanteerinud. Ja lihtsalt mainin, kui Franke peaks ühe koha veel raharedelis tõusma, siis uskuge või mitte, mees, kes on teinud 8 entrit siia turniirile, on kasumis.